Tere päevast, head vaatajad, kuulajad jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on sõda Iraanis ja kaitsepolitsei möödunud nädalal avaldatud aastaraamat. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, hakkame pihta. Sobib? Väga hea. Ja härra Saksa arvamusliider, aasta arvamusliider. Sa pead vastama siis saksa keeles. Viitan siis asjaolule, et Erki Koorti käis eile intervjueerimas RTL, kes on vist juba, ma ei tea, mitmes saksa telekanal, kes sind on intervjueerinud. Lisaks oli Veltis esilehel uudis selle kohta, et Saksamaal algab peagi sõda, mida edastas julgeolekuanalüütik Koort. Ja Bildis olid vist ka, nii et... Bildis olin ja mõnes Saksa Zeitungis tulen veel. Ma arvan, et Jaan Tõnissoni fond peaks tegema preventiivse löögi ja andma sulle selle aasta arvamusliidri ära, muidu sakslased jõuavad ette. Friedrich Merz tasub sulle sinu lojaalsuse. Friedrich Merz teatavasti täidab minu neid suuniseid, nagu üks härrasmees kirjutas mulle. Aga lähme korraks ajalukku. 21. aprill 1934 Tartu teise jaaskonna rahukohtunik keelas Eestisse tuua Nõukogude Liidus ilmuvaid ajalehti Edasi, Leegid ja Klassivõitlus. Nii et toona juba oli sanktsioonide alust kaupa ja telekanaleid küll veel polnud, aga püüti sanktsioneerida ajalehtede toomist Eestisse. Nii et selles suhtes ei ole tegelikult propagandakanalite keelamises suurt midagi uut. 1967 toimus Kreekas riigipöörega, millega algas kolonelide diktatuur. Teatavasti enamasti pööravadki riiki sõjaliste riigipöörete käigus kolonelid, nii et kartke kolonele või kolonelleitnante, et need on põhilised riigipöörad. 1996 tappis Venemaa eriteenistus Džohar Dudajevi, kes oli siis Tšetšeenia esimene iseseisvuslaste president. Ja ka Eestis, eks Tartu siis sõjaväelennuvälja ülem olnud. Ja mees, kes teadis ametit vastu võttes, et tõenäoliselt ta sureb selle ametikohal. Huvitav on see, et tema naine ja lapsed elasid ka kuni 96. aastani, mil Dudajev ise surma sai, elasid Eestis edasi. Et peale seda nad kolisid siit ära. Ja mis on veel huvitav selle Dudajevi tapmise juures, et Venemaa eriteenistused ei suutnud teda mitte kuidagi moodi jälitada ja nad lõpuks suutsid satelliittelefoni signaali välja peilida väidetavalt ameeriklaste abiga. Sellepärast, et venelastel endal sellist võimekust ei olnud ja venelased suutsid ameeriklastele selgeks teha, et tegemist on terroristliku liikumisega. Väide, mida on väga keeruline kontrollida. 2025. aastal ehk aasta tagasi suri paavst Franciscus. Rahu tema põrmule, uus paavst on häälekas. Uus paavst on häälekas, aga tundub, minul oli ausalt öeldes üllatus, mulle tundus, et see oli juba mitu aastat on sellest mööda läinud sellest sündmusest. Aga 22. aprillil 1370 alustati Pariisis brittide vastu Bastille kindluse rajamisega, et kindlustada siis Pariisi rünnakute vastu. 1915 esimeses maailmasõjas kasutas Saksamaa Flandria lahingus esimest korda mürkgaasi ja selle tõttu hukkus kohe 5000 prantsuse sõdurit, hiljem suri veel tuhandeid ja vigastused samamoodi. Aastal 2000 Sri Lanka kodusõda, Tamili tiigrid vallutasid siis valitsusvägedelt sõjaväebaasi Sri Lanka põhjaosas. Tänaseks on see kodusõda minevik juba ammu ilma. 2025 USA kaitseminister jagas salastatud infot oma pereliikmetega, sest praegune kaitseminister Pete Hegseth pole kuulda olnud, et menetlus, keegi oleks prokuratuuri avalduse teinud. Kes nüüd jõudis eetrisse välja mõeldud piibli tsitaatidega. Ja, tõepoolest. 2025 teatas ka president Trump, et loodab rahulepet lähema nädala jooksul siis Venemaa ja Ukraina vahel. Aasta mööda läinud. Ja ka selle nädala jooksul ei paista rahulepet tulemas. Ja aastal 2025 rubriik Oidsalu kirjutab aasta tagasi. Oidsalu kirjutas ülevaate Balti kaitseväe juhatajatest ja siis milline neist on kõige häälekam. Nii et selline tore rubriik.
traditsiooniliselt Leedu ja Eesti on häälekamad kui Läti, aga loodetavasti Läti siis teeb tegusid. Ja 23. aprillil 1343 algas Jüri ülestõus. Kuidas sina Jüri ülestõusu aastapäeva tähistad? Ära ütle, et veteranipäevaga. Ma pean nüüd mõtlema. Eks ma vaatan, mida Jüri Ratas postitab TikToki. Jüri, enne me rääkisime, eks, et Jüri nagu tähistamisel vanasti oli komme midagi põlema panna. Et katsume piirduda lõkkega, eks. Sa ütlesid enne, et sul on ideid, et katsu nagu lõkke piires püsida. Asutan äkki ajakirja Leegid. Selle Eestisse toomine on keelatud juba 34. aasta otsusega. 1603 vallutasid Poola väed Tartu siis rootslastelt. Piiramine oli kestnud juba nii-öelda aasta lõpust, nii et mitu kuud ja 3000 meheline vägi siis Leeduka juhtimisel vallutas selle. 1919 Estonia kontserdisaalis toimus Asutava Kogu avaistung. Siuke järk. Lähme edetabeli juurde. Edetabelis on ka väga palju asju, sellepärast et kuidagi on väga tihedaks läinud siin. Selle ajal, kui me lastega koolivaheaega veetsime, on maailmas nii mõndagi juhtunud. Ja esimene võib-olla siuke edetabeli uudis on Hekseti teade, eks kaitseminister Pevkurile, et relvatarned viibivad. Tegemist on sisuliselt relvatarnete peatamisega teadmata ajaks. Ja huvitav on see, et tegemist on maaväemoonaga. Et nii Haimarsite kui Javelinide puhul on tegemist maaväemoonaga. Ja üks variant on see, et kuna kõik stsenaariumid on laual, nagu lehest lugesin, siis see tähendab maaväeoperatsiooni, tähendab see piirkonna riikide valmistumist, seal Araabia Lähis-Ida siis riikide valmistumist mingiteks maismaa operatsioonilaadseteks operatsioonideks, kas mingite võib-olla vajab Iisrael oma Liibanoni kampaanias mingisugust nii-öelda võimestust, et me seda ei tea. 23. aastal, kui Hamas ründas Iisraeli, siis samuti Iisraeli relvatööstus teatas, et tarned hilinevad muuhulgas Eestile. Seal oli põhjus kaudsem, muidugi seal oli see põhjus, et mobiliseeriti nii palju inimesi lihtsalt ka kaitsetööstusest, et tootmine aeglustuski. Ja sa ise kirjutasid eile, et siin Saksa ju õhutõrjesüsteem Iris-T hilineb Eestisse tuntavalt seoses sellega, et Ukrainas oli seda rohkem vaja. See Eesti süsteemis Ukrainale ära anti, kes see on Ukrainas veel terve või on juba puruks lastud? Loodame, et veel töötab. See on hea ja võimekas süsteem, nii et kes sel aastal peaks saabuma see keskmaa õhutõrje. Et selliseid hilinemisi tuleb ette nii ehituses kui kaitsetööstuses ja suur soov on näha seda dramaatilise, eks ole, mingisuguse poliitika muutusena, et meil tegelikult ei ole alus seda otseselt nii raamida veel, et kui on see paha uudis on see, et USA tõmbab ennast võhmale oma sõjalistes kampaaniates. Ütleme niimoodi, et nad on ikkagi alustanud Iraani kampaaniat ilma selleta, et nad oleks oma sõjatööstuse käima pannud. Ukraina sõda 4 aastat ei ole seda Ameerika sõjatööstust käivitanud tegelikult. Piisaval määral pole käinud. On niisugused nihelemisi olnud ja mingeid liine kindlasti on juurde pandud, aga suures plaanis ikkagi on see olematu ja ilmselgelt oli tegemist valede eeldustega sellesse sõtta minnes, sellepärast, et sõda pidi lõppema ju aprilli alguseks, kuskil 3.–4. aprilli paiku, algse teate kohaselt, eks 4-5 nädalat planeeriti seda kampaaniat, aga millega Ameerika ilmselgelt ei arvestanud või ma ei tea, Trumpi administratsioon ei arvestanud, et ajatollade režiim ei toimi ratsionaalse loogika järgi nagu demokraatlike riikide süsteemid toimivad. Et tegemist on ikkagi usufanaatikutega või ütleme lihtsalt fanaatikutega. Kes võitlevad oma ellujäämise eest? Ei, nad isegi ei võitle, nad tahavad vastupidi, nad tahavad märtrisurma surra. See on selles maailmajaos ja selles usu nagu loogikas on märtrisurm väga auväärne ja nad režiim ise tahab ellu jääda, aga märtreid sealt tuleb kõvasti.
Aga üks asi, mis selles loos veel tegelikult silma torkab, on see, et kindlasti ameeriklastel ei ole probleeme ainult HIMARSide ja Javelinide moonaga, et mõlemad on maaväerelvad, et Eestil ei teki probleeme ei õhuväes ega mereväes kasutatud relvasüsteemidega, sellepärast et Eesti vägi on väga maaväepõhine, et see on ka tegelikult üks mõttekoht, et kas me oleme ülimalt maaväekeskne. No ei ole vist ilmselt, sest merevägi sihib siin ka uusi laevu, eks ole, mitme 100 miljoni euro eest, millele vist kuuldavasti näiteks droonikaitset ei planeerita, et selliseid rahuaegseid kalleid sihtmärke soetatakse, et see on muutumas ja nüüd ka ju selle soomusmanöövervõime arenduse ärajätmisega jalaväe lahingumasinaid uusi ei osteta, renoveeritakse olemasolevad, suunatakse tegelikult raha suuresti õhukaitsesse, et see maaväekesksus hakkab vaikselt lagunema. Okay. No ütleme nii, et Javelinide osas veel käis läbi see info, et tankidele relvi on piisavalt, sellega pole probleem. Analooge on teisi relvastuses. Tanke ka venelastel hetkel praegu väga palju õnneks ei ole, et ukrainlased on teinud väga head tööd, kaasa arvatud Eestist saadetud Javelinidega. Õige tähelepanek. Briti eriväelased lahkuvad Afganistaniga seotud uurimiste tõttu ametist, et on tulnud välja infot kuritarvituste kohta siis Afganistanis. See ei ole ainult Ühendkuningriigis, vaid ka Austraalias prominentne probleem ja mõnes mõttes on see iga nagu sõja nii-öelda järelmenetluse osa, et mingi aja jooksul hakkavad kerkima esile ka probleemsed kohad mingites sõdades, mis tundusid üdini heroilised varasemalt ja seda on natuke ka Eestis üritatud teha, siin Eesti Ekspress on käsitlenud ka, eks ole, siin veteranide teemat ja nii edasi. Et see on loomulik, et sellised asjad üles tulevad ja hea, et tulevad. Ja mereväe ülem teatas Reutersile, et varilaevastiku aluste kinnipidamine on liiga riskantne. Et ma saan aru, et merel on natuke teine keskkond, aga kui tööd on teha liiga riskantne, siis äkki me ikkagi kodanikena ootame, et merevägi teeb oma tööd, isegi kui see on riskantne. Allaheitlikkusega heidutamine, et see on innovatiivne doktriin, et mereväes ilmselt mõeldakse nüüd uusi lahendusi välja, kuidas vastast paremini heidutada, et ma tegelikult ei oota sellele järgi, et ma loodan, et mereväe ülem ega ükski teine väeliigi ülem ei hakka välismeediale eriti tegema mingisuguseid selliseid avaldusi. Ja. Britid on ütelnud, et neil ei ole riskantne kinni pidada neid, aga neil on vähe raha selleks, et Vene tankereid kinni pidada. No siin ju see Joint Expeditionary Force 3 nädalat tagasi käis Helsingis koos ja lubas, et nüüd varilaevastikuga hakatakse teistmoodi tegelema. Pärast seda tuli Eesti mereväe ülema avaldus ja nüüd britid on ka tagasi tõmmanud, kes selle Joint Expeditionary Force'i nagu traditsioonilised liidrid on, et tundub, et siin pedaalitakse tagasi. Osaliselt võimaldab seda teha Ukraina edu Vene naftataristu ründamisel, aga küsimus jääb selles, et kas me laseme Läänemerel lihtsalt nagu seadusetul tegevusel lokata ja isegi politseilises režiimis nii-öelda ei sekku sellesse, et me oleme siin rääkinud, kuidas NATO leik, eks ole, NATO järv on Läänemeri, ei paista kuskilt otsast välja kahjuks. Ei paista. USA saadab Eestile ja teistele Balti riikidele õhutõrjeradareid, mis peaks droonide vastu aitama. Ja need on žiraafradareid, mida meil on varasemalt ka olemas olnud juba ja võib-olla ei olnud žiraafid, aga ühesõnaga õhutõrjeradarid, mis on abina antud ja mis tegelikult oli planeeritud juba mingisugune mitu aastat tagasi, et see ei ole nagu kiire reaktsioon drooniõhule, vaid see on ammu planeeritud USA sõjaline abi osa. See on väga oluline. Euroopa väejuhatuse abipaketist väga sageli on niimoodi, et sellised uudised lükatakse ka eetrisse kui nagu kiire reaktsioon akuutsele probleemile. Tegelikult enamasti need asjad on aastaid ette planeeritud. Igal juhul vajalikud ja kasulikud ka droonide tõrjumisel. Siseminister Igor Taro on tõstatanud piiriehituse puuduliku eelarve küsimuse taaskord. Ja me ei ole ikka veel teadvustanud, et kogu piir ei ole rahastatud siiamaani, ja küll aga me kuuleme, et nüüd 5. korda alustatakse kaitsekraavi kaevamist. Uuesti, ma olin hästi üllatunud ka, kui ma taas nägin meediast seda, et uudis nagu oleks kaitsevägi hakanud esimest korda taas kraave rajama piiril, et minu arust on seda ka mingi 4-5 korda juba tehtud. Iga kord 4 kilomeetrise kraavijupi puhul linti lõigata on tõtt öelda väga nõme.
See on osa Stratcomist, NATO-ülese Stratcomist ka, et ma siiamaani vaatan hämmastusega, et ka siuksed kogenud Twitteri hundid jagavad praktiliselt üle korra neid teateid, kuidas NATO õhuseire või need õhupolitsei hävitajad, eks ole, reageerisid mingisugusele Vene lennukile. Mis on rutiinne tegevus, et iga kord selle nagu uuesti eetrisse panek tekitab küsimuse, et mida me siin Eesti kajastame. Ja, aga kraavid tulevad, aga ma ise mõtlen seda, et inimesed küsivad, et kui venelastel nagu tanke ei ole, seesama Javelinide teema, et droonid on, et milleks siis kraavid? Et drooni vastu kraav teatavasti tuleb teha hundiaugud lihtsalt. Et siis vähemalt droonipilootide püüdmiseks. Äkki saab maismaa droonid kinni peetud. Laskemoona tehas Kiviõlis suur uudis, et Türgi siis ettevõte rajab Kiviõlis laskemoona tehase. Ise küsimus on see, et räägitakse kuni 1000 töötajast. See tundub nagu täiesti jaburalt ülepaisutatud. Mina ei kujuta ette, kus Kiviõlis võetakse 1000 töölist. Ja ma sain eile kaitseministri vähemalt intervjuust aru, et selle rajamiseks planeeritakse ka välistööjõu Eestisse toomist, mis mingite spetsialistide osas on ilmselt vältimatu tehase käivitamisel. Paljude tehaste käivitamisel on käinud siin Auvere jaamaal, käisid ka prantslased, tegid kogu aeg midagi, ehitasid ka selle ikka ei tööta. Loodetavasti türklased teevad paremini. Aga ütleme nii, et Kiviõli muidugi on jälle Ida-Virumaal, et see on hea koht, kuhu midagi ehitada. Teises plaanis jällegi Türgiga kui väga olulise NATO liitlasega ja ühe kõige võimukamaga Euroopas on hea mingid majandussuhteid omada. Ja sellise liitlassuhte tugevdamine iseenesest on oluline. Et kas ja kui usaldusväärne Türgi tööstus on, näeme. Mina kunagi tellisin Türgist ühe bussi ühele Eesti koolile, kui tegelesin veel veoautode ja busside müügiga ja siis seal oli maavärin seal, kus see tehas oli ja siis nädalate kaupa väideti, et buss on endiselt tootmises, kui tehas oli juba ammu varemetes. Aga see on ilmselt muutunud, sest Türgi kaitsetööstus on tegelikult heal tasemel. Me oleme ostnud sealt ka soomukeid. Me oleme ostnud sealt ka laevu Saaremaa liinile, et Türgi laevatehases ju... Türgi praam oli see. Türgi praam, jah. Ilma korruptsioonita see ei möödunud kahjuks. Et see on asi, mis tuleb arvestada, aga Ida-Virumaale muidugi laskemoona tehase rajamine, võib-olla on kõik riskid läbi mõeldud ja võib-olla oleks võinud selle siis rajada irooniliselt öeldes otse Narva, et sealt teiselt poolt oleks saanud ka odavat tööjõudu nagu kaasata. Aga 1000 töökohta Kiviõlis kõlab nagu ulme. Nojah, osaliselt piirab seal ka see nimbi efekt, eks ole, et ka laskemoona tööstust peetakse ebasoovitavaks nagu tuuleparkegi. See tuleks teha kuskil kaevanduskäikudesse, siis oleks ka ohuala väiksem. Aga Soome valitsusasutusi tabas suur küberrünnak ja andmelekk taga ilmselt oli spionaaž, et nii prokuratuur, mitmed ministeeriumid kui teised asutused said pihta. Mis seal täpselt toimus, soomlased alles uurivad, aga nad on vähemalt välja öelnud spionaaži kahtluse. Venemaal lammutati stalinistlike repressioonide ohvrite mälestuskompleks sellises linnas nagu Tomsk ja seal asus ka mälestusmärk küüditatud eestlastele ja Vene võimud likvideerisid selle stalinismi mälestusmärgi. Stalinismi kuritegudele püstitatud mälestusmärgi. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kommenteeris Ukraina vägede väljaviimist Donbassist ja täpsemalt Donetski oblasti aladelt ja ütles, et see on vastutustundetu ja see on olnud üks läbirääkimiste teema ju kogu aeg, et Donbassi ja Luganski suund. Et see tähendaks sõjaväele strateegilist kaotust. Ilmselt see nii on. Siis Zelenski sõnum mobilisatsiooni osas, et Venemaa planeerib mobilisatsiooni läbiviimist siis selleks, et rünnata suuremas mahus Ukrainat või tulla kallale Balti riikidele. See tekitas Eestis ja ka Lätis, Leedus väga palju furoori. Paljud võtsid sõna selle osas, et Ukraina ei peaks oma liitlasi selliselt trollima. Ühest küljest, kui mobilisatsioon toimub Venemaal, peaks alati olema ärksamad ja valitsusel peaks olema läbi mõeldud ka sellised
nii-öelda päästikud, mis viiks meie enda kaitsevalmiduse kohandamiseni, ilma et peaks kohe tingimata sõtta minema. Et sellele tuleb ka mõelda. Soomlased siin alustasid, eks ole, reservõppe kogunemistega uues formaadis ja suuremas mahus, et nemad ka tõstavad valmidust. Zelenski probleem on see, et ta on varem ka seda rääkinud, seda Balti riikide ründamise juttu ja ka ilmselgelt oludes, kus ei toetanud, tegelikus ei toetanud seda Zaapadi õppus näiteks eelmisel aastal. Ja eks see nagu tüütab ära lihtsalt Balti poliitikud ka ja natuke seda tüdimust on näha. Kas see, ma ei usu, et see nagu suuremat nagu halba teeb Ukraina ja Balti suhetele ja Eesti poliitikud ei peaks seda ka võib-olla üle pedaalima. Jah, eks muidugi tüütab ära. Ma küll pean tunnistama, et ma olen üllatunud, et sakslased veel minu sõnumitest ei ole ära tüdinenud. Jah, see nagu kerib kogu aeg juurde. Kerib juurde, see jätkub veel. Siin tuleb ikkagi saata ka teistesse riikidesse. Ma näen Prantsusmaal ja Britistanis samamoodi äratuse vajadust. Korraldame ära. Vägivald noorte jalgpallis, et 2 klubi kohtusid, tegemist siis 13-14 aastaste poistega ja Tallinna Leegion ja Nõmme klubi, kus siis mindi omavahel karvu pidi kokku ja osalt kiideti siis ka tribüünidelt lastevanemate poolt sellele veel takka. Osalt tundub olevat tegemist ka sellise rahvustevaheliste kismaga, aga nüüd on nagu jalgpalliliit ja klubid, et mis toimub. See on kindlasti ei ole normaalne. Minu arust oli siin ka näiteks Gert Valdaru kirjutas või ütles väga hea sõnumina, et last jalgpalli saates tahan ma saata ta mängima, mitte EMO-sse. Noorte vägivald on üldse teema meil erinevate mõrvajuhtumite puhul ka, kus siis sotsiaalmeediasse on läinud videod, et see on, tuleb vaadata statistikat, et kuidas kümnendite kaupa on, kas see tegelikult ka on nagu oluliselt suurem probleem või on ta oluliselt nähtavam lihtsalt ja uute mõõtmetega kaasa arvatud sotsiaalmeedia kajastus. Väga palju suurema nähtavusega. Et ja kahtlemata sellega tuleb tegeleda, isegi kui statistikas on nii-öelda noorte kuritegevuse tase langenud või sama, et siis muidugi on langenud, noori on vähem. Selle nähtavuse teemaga tuleb tegeleda. Ta on muutunud brutaalsemaks kohati, et see on probleem. Et selliseid noorte mõrvajuhtumeid on oma jagu olnud, aga ma ütleks ka niimoodi, et ikkagi jalgpallis sellise asja tolereerimine nagu et mina ei ole kuulnud, et Aivar Pohlak midagi sõna oleks võtnud sel teemal. Küll on varasemalt olnud juttu, et seal lapse vanemad omavahel kaklevad ka nii, et see ei ole ainult noorte probleem. Eeskuju on noortele ääretult oluline. Kahjuks on ka halb eeskuju nakkav. Rootsi ülemkohus mõistis õigeks Swedbanki eksjuhi pettuse süüdistuses. See oli siis üks järjekordne küsimus, et kas Swedbank korraldas siis rahapesu läbi Balti riikide. Nüüd on siis kohus oma lõppsõna öelnud Rootsis. Siis julgeolekupoliitika aluste uus versioon, kus on siis sees nii mõndagi mõtlema panevat. 3 murrangulist asja. Kõigepealt Erki Koorti doktriin sai seal esimest korda sõnastatud, mis on küll aktiivkaitse nime all, aga mis öeldakse siis, et võimalusel viiakse lahingutegevus üle vastase territooriumile. See on täitsa veider, et kui 2016 tehti julgeolekupoliitika aluste toonast versiooni, siis oli see ettepanekuna laual, et ma mäletan, ma pidasin ise neid läbirääkimisi. Toona nagu öeldi, et aga see on rahvusvahelise õiguse vastane. Et kuidas meie ründamine saab olla rahvusvahelise õigusega kooskõlas, ääretult jabur. ÜRO enesekaitseõigus ei ütle, et see peab toimuma ainult enda territooriumil, mis on huvitav ja oluline, et nüüd teised Balti riigid võtaks ka selle oma strateegiates. Ma vaatasin, et Leedus on parlamendis arutelul kohe varsti seal ei ole midagi selle kohta. Seal küll öeldakse, et kõiki võimalikke vahendeid kasutame, aga see võiks ikkagi võimalikult selgelt olla kirjas, et vähem seletada ka sõjalise kriisi eel liitlaste vahel selgitada neid asju. Kõige hullem on see, kui Balti riigid hakkavad eri juttu rääkima selle kohta nagu sihtimispoliitika kohta ja NATOs vajab see ka juurutamist veel kogu see mõtteviis, et siin see on oluline algatus. Teine oluline algatus JPA-s on sõna kaitsetööstus mainimine, mis esimest korda ilmub sinna
ja kolmas on üldse sellise sektorite vahelise koostöö ja uute toimemudelite väljatöötamise vajadus seoses nii mehitamata süsteemidega kui ka tehisaruga. Ja neid asju tegelikult peaks juhtima mõlemad teemat, nagu kunagi eurole üleminekut juhiti, sest nad mõjutavad Rahandusministeeriumist. Kas või Rahandusministeeriumist. Jürgen Ligi siin on väga skeptiline üldse sõjaohu suhtes, et annaks talle ka mingi tegevuse, et ta saaks rakendada oma energiat näiteks. Jürgen Ligi saaks sellega hakkama ka. Jürgen Ligi on väga tubli olnud näidates, et kui kõik räägivad, et kas on mõtet investeerida kuskile üldse piirialadele või millegiga tegeledes, Jürgen Ligi on ehitanud Värskasse maja. Et piir on seal suhteliselt samas ja minu arust on see eeskuju väga hea, et ärge väristage kogu aeg jalga. Ja Jürgen Ligi maja kindlasti ka asukoha tõttu vajab droonikaitsesüsteeme, nii et rahandusminister võiks juhtida seda projekti küll. Võiks küll. Ja viimane meie edetabeli teema Mölder ja saadikupuutumatus, et Riigikogu ei võtnud siis Tõnis Mölderit saadikupuutumatust ja sellest puhkes päris veider arutelu tegelikult. Õiguskantsler ütles parlamendile, et te olete teinud sellise seaduse, kus ma ei saa teile öelda mitte midagi ja parlamendile tuli see üllatusena ja prokuratuurile tuli minu arvates väga jabura nagu reaktsioonina või jaburalt üllatusena see, et parlament võib öelda neile ka ei, me ei võta saadiku puutumatust ära. Ma vaatasin seda riigiprokuröri, kes seda kommentaari andis seal. Ausalt öelda nagu et see, et sul demokraatlikus riigis parlament ütleb, et me ei võta saadiku puutumatust ära, on see, mida sa prokurörina pead aktsepteerima, meeldib see sulle või mitte sellist nutulaulu seal esitama. Ja see on ka prokuratuuril laiem küsimus, eks ole, et kui on mingisuguseid jamasid tehtud või alusetult midagi toimetatud, et siis tuleks lihtsalt seda tunnistada. Prokuratuuris on üldse, ma pean ütlema, siuke väga veider värk, et sinu oled muidugi prokuratuurile nüüd taaskord lähenenud, on ju küll teisest vaatenurgast. Sündroom. See ma arvan ka, et see on Stockholmi sündroom. See Stockholmi sündroom on üldse vale kontseptsioon. Ma vaatasin mingit filmi ja uurisin tausta selle kohta ka, et see on mingisugune väljamõeldis psühholoogidel. Seda ei ole tegelikult olemas, nii et ka minu puhul seda tegelikult ei ole. See on tegelikult täitsa toimiv asi ja see on see hea näide, kuidas see sinu puhul sa viitad sellele ja prokuröride üldkogul selle jaoks salvestatud videointervjuule, kus peaprokurör mind intervjueeris. Seal minu puhul on sümpaatiat äratab see Astrid Asi valmidus siiski nagu tunnistada ja olla kontaktne. Pärast seda, kui ma oma Krimm-asjadele kirjutasin, ta vastas mulle kiiresti ja ütles, et väga paljud asjad oleks saanud olla paremini ja me saime arutada ja see on nagu hea algatus iseenesest. Ja prokuratuurist võiks teha mingeid täitsa eraldi saata. Aga mingeid allahindlusi ma oma kajastustes prokuratuurile ei tee ei praegu ega tulevikus. Suurepärane. Nende sõnadega lähme meie saate esimese teema juurde. Iraani sõda. Natuke me puudutasime seda küll, et Iraani sõda pidi 4-5 nädalaga läbi olema. Kestab. Trump teatas üleeile ja ka eile minu arust, et ta vaherahu pikendada ei kavatse, kui Iraan järeleandmisi ei tee. Nüüd eile õhtu ta teatas, et me ikkagi pikendame. Et kui on ajakirjanikel probleeme sellega, et asi muutub väga kiiresti, et me siin rääkisime ka toimetuses, et seda pealkirja pannes sa ei tea, kuhu sa välja jõuad, siis on väga lihtne. Tuleb panna, Trump esitas ultimaatumi, Trump andis ajapikendust, Trump loobus ultimaatumist. Väga lihtne. Trump ju kujutas ennast ka hiljuti Jeesusena ühes meemis, et tühja tal siis kalendrit ei ole ümber teha põhimõtteliselt. Et kui sa rääkisid, ta võib ka öelda, et 24 tundi ei ole veel läbi saanud tema presidentuuri ajast põhimõtteliselt kehtestada Ameerikas uue kalendri, kus sekundid võrduvad siis, ma ei tea, kuudega või midagi sellist. Aga see otsus näitab ka, et Ameerikal on tegelikult sügav soov see konflikt lõpetada, sest ilmselt Donald Trump tahab ka edasi liikuda teiste teemade juurde, see ei too talle poliitiliselt krediiti. Vastupidi, see hakkab ära viima seda, sellepärast, et kütusehinnad ka Ameerikas on üles. Ja see elukalliduse tõus ja kahjuks see kütusehinna probleem vist ei lahene, kui selle diili osa ei ole Hormuzi väina vabastamine nüüd sõja käigus tekkinud Iraani nii-öelda täiendava maksu, globaalse naftamaksu nagu näol ja üldse igasuguste ainete maksu näol, mis siin kalkulatsioonide järgi, kui see režiim praegu, mille järgi seal $2 miljonit peab maksma iga tanker, kes sealt läbi sõidab või suur laev. Kui see kehtima jääb, et siis arvutatakse, et Iraanil on 10 aasta jooksul võimalus teenida $500 billion sellega.
mis on ikkagi väga rõlge kulu oleks sellisena, aga neil ongi vaja leida nüüd võimalus selle asja nagu lõhkumiseks. See ilmselt ei ole realistlik, sellepärast, et Eesti poliitikud on teatanud, et nad kavatsevad aidata Hormuzi väina avamisega, et nii kaitseminister Pevkur kui välisminister Tsahkna on teatanud, et nad on valmis arutama siis, mida teha selleks. Kulge, olge nüüd normaalsed, Eesti ei suuda mitte ühestki asendist teha mitte ühtegi sammu selles suunas. Me saame saata mingi staabiohvitseri muidugi või mereväe staabiohvitseri eeldusel, et ta ei anna sealt Reutersile intervjuud, et see on liiga riskantne. Liiga riskantne on minna pardale. Ärge mereväest kedagi saatke siis, aga selles suhtes tegelikult on, et Eesti võimalus Hormuzi väina avada on olematu, et ainukene eestlane, kes seal midagi saab kaasa aidata, on Kaja Kallas. Alar Karist võiks alati proovida, tema on suke ebakonventsionaalne figuur Eesti välispoliitikas. Aga ärme palun teda saada Iraani. See on ikkagi liiga ohtlik, ma arvan praegu, sest ameeriklased ta ju ütles, et sõpru on vaja tekitada juurde, et miks mitte. Jaa, aga näib, et ikkagi Venezuela presidendi röövimine selle aasta alguses oli otseselt seotud Iraani kampaaniaga. Kui meenutada seda, kuidas peale seda röövimist taheti Venezuela naftat suures koguses turule tuua ja Trumpi administratsioon survestas tegelikult USA naftafirmasid seda tegema ja naftafirmade juhid sisuliselt keeldusid sellest. Ja üks põhjus oli ka see, et kui sul ikkagi taristusse investeeritud ei ole, sa ei võta seda maa, sest ainult poliitilise tahtega seda naftat välja, et selleks kulub ikkagi teatud aeg, kui sa selle süsteemi üles ehitad ja näib, et Venezuela naftaga tegelikult püüti asendada puuduolevat Iraani naftat ja kui see oleks õnnestunud Venezuela nafta suures mahus turule toomine, siis sellist kütusekriisi sellise ulatusega ilmselt ei oleks olnud. Aga see ei õnnestunud. Kampaaniat Iraanis ikkagi alustati, loodeti, et see saab läbi kiiremini ja Hormuzi väin on täna siis mõlema ju sõdiva osapoole poolt suletud, nii et topeltlukus. Et ma ei usu, et meil Washingtonis või Teheranis kellelgi sellist mõju on, et seda avada. See on huvitav seda selles mõttes, et sõjalises mõttes, kui vaadata operatsiooni järel, mingis sektoris on ülekaal olnud ikkagi Ameerika poolel tohutu ja on tehtud ka filigraanseid liigutusi, kaasa arvatud ühe USA piloodi päästmine siin, mis sisaldas väga ägedat operatsiooni, viidi transpordilennukitega C-130, eks ole, Himarsid kuskile Iraani, et katta siis erioperatsiooni. Sinna need Himarsid raketivaru läkski. Eesti varu läkski sinna. Võib-olla tulistati seal ära, aga need lennukid muide jäid sinna kinni mutta ja pandi põlema, et nad ei saanud neid kätte, aga piloodi said kätte. Samamoodi ikkagi see, mida Ameerika on demonstreerinud, mis venelase kindlasti teeb närviliseks, on see operatsiooni tempo ja sellise tehisaru võimestatud lihtsalt sõjalise massilise jõu kiire kasutus, et mis on ka NATO selline peamine eelis, eks ole, eeldatav Venemaa ees, et just operatsiooni tempoga suudetakse mingid asjad kiiresti ära kustutada, kaasa arvatud siis kui see ei ole liiga riskantne. Kui see ei ole liiga riskantne on, siis ei tee seda. Ja mis tõttu see Eesti julgeolekupoliitika aluste kehtestamine on tegelikult regionaalselt hästi oluline samm, kuigi Soomel oli aastast 2004 juba kaitseraportis sees, et tehakse pikamalööke vastase operatsioonilisse sügavusse, aga poliitilisel tasemel Trump võib-olla siiski tõenäoliselt väljub siit kaotajana, et kui vaadata, kui ka see Hormuzi nii-öelda asi ei lahene lähitulevikus ja kui vaadata ka tuumaläbirääkimisi, põhimõtteliselt peetakse siin kommentaatorid ütlevad ma arvast õigustatult samu läbirääkimisi samade tingimuste üle, mida Obama juba saavutas ja millest Trump loobus, et see on selline kibemagus operatsioon kindlasti Donald Trumpi jaoks. Jaa. On, aga jälgime seda olukorda ja tegelikult siin mitmed Eesti kütusemüüjad on vähemalt pühapäeval, mina nägin uudistes, ütlesid, et me näeme esmaspäeval üle 2, siis nüüd möödunud esmaspäeval üle 2 euroseid kütusehindu siis ka bensiinile. Õnneks seda juhtunud, aga fakt on see, et mingit lihtsat lahendust selles olukorras ka ei ole. Aga vahetame teemat.
Teine teema on siis kaitsepolitsei aastaraamat, et meil on siin üks tore eksemplar laual kaitsepolitsei peadirektori pühendusega ja me saame siis arutada seda, et mis mulje ta sulle on jätnud. See on 28. aastaraamat, mida kaitsepolitsei on üllitanud ja tegelikult on hästi huvitav, et kui esimene aastaraamat ilmus, siis see võeti tänuga vastu. Siis umbes 2000-ndatel ja ka 2010 alguses tekkis küsimus, et miks kaitsepolitsei seda teeb ja kas seda üldse vaja on ja seda pole tarvis. Ja siis juhtus see, et see hakkas kõik välja andma oma aastaraamatuid ja praegu tegelikult me oleme ka siin käsitlenud, eks taanlaste omi, Välisluureamet loomulikult, eks Eestist, aga ka taanlaste omi, sakslaste omi, lätlaste omi, soomlaste omi. Et selles suhtes on nagu see 28. versioon siis kapo aastaraamatust suhteliselt unikaalne, sellepärast, et tollel ajal, kui kapo juba alustas sellega, siis väga palju seda ei tehtud. Kõigepealt, mis silma paistab, on disain. Siin on toimunud upgrade, Pallosoni teine aastaraamat on see või kolmas. Et siin igatahes on näha disaini muutust, kõigepealt peadirektori uhkelt välja valgustatud külgportree, mis on hästi teatraalne. Siis teatrikriitikuna muidugi. Ja siis on ka siin taga on vastuluure eesmärgil kuvatõmmised, eks ole, telefoni topitud, mis on nagu väga hästi disainitud. Lisaks on siin ka siis kapo avamas enda sellist nagu personalipoliitilist poolt ja innustamas inimesi värbama. Ja siin on, ma loen saada värvatud kaitsepolitseisse tööle. Jah, siis seaduslikult ja õigesse asutusse. Kaitsepolitsei värbab ainult seaduslikult. Ja me näeme siin näiteks, kirjutatakse siin, et meil on lisaks politseinikele siin ka keemikuid, IT-spetsialiste, juriste, ajaloolisi, kunstnikke ja ajakirjanikke. Ja teatud selline ajakirjanduslik nagu liifitus paistab sellest aastaraamatust välja. Selle koostaja Marta Tuul, kes on märgitud siis koostajana. Et see paistab välja ja ega siis sellised liikumised on ka head, kui ajakirjanikud lähevad julgeolekuasutusse või üldse. Julgeolekuasutuse töötajad satuvad ajakirjandusse. Ja, et selline nii-öelda ainevahetus on ka hea ja see on kindlasti jätnud oma jälje sellele, mis on väga tore. Ja minule meeldis tegelikult väga see, et kaitsepolitsei on siia pannud sisse mõned sellised case'id, millest varasemalt on vähem räägitud, eks. Üks on see nunnad hoos on ju seal selles õigeusu kirik, Pühtitsa klooster ja selle inimeste seotus Vene propagandaga, sõjapropagandaga ja otsese agressiooniga, et nad on ka seda agressiooni seal kohapeal käinud toetamas. Samamoodi on juhtumid siis nende vandaalitsejatega, muude selliste võrgustikega väga ilusti ära toodud selline ülevaade, kes on aasta jooksul tabatud, kes välja saadetud. Et tegelikult niisugune väga hea koond ja ma ei mäleta varasematest aastatest, et oleks olnud nagu sarnaselt tehtud. Ja Eestist väljasaatmised on viimastel aastatel intensiivistunud tohutult. Üleüldse Eesti on Euroopa meister Vene spioonide väljasaatmises, kui mitte maailmameister ja seda on rahvusvaheliselt märgatud ja seda tulebki demonstreerida, et panna survet peale muulgas Saksamaale, kus oled kuulus, võib-olla see järgmise teemana tõstatud. Arvan, ma võtan järgmise teemana selle. Et miks te nii vähe spioone olete tabanud. Tõsi, viimastel aastatel on ikkagi sakslased päris palju spioone tabanud, aga need spioonid on enamasti olnud väheväärtusliku nagu tasemega. Nad on kas süütajad, vandaalitsejad, mingisugused fotode tegijad, et sakslased ei ole ka tabanud tegelikult ei peastaabis, ei kusagil sellistes kohtades arvestatavalt, võib-olla mõni üksik on olnud, eks, aga tegelikult sellist kõrgetasemelist pole. Aga mis siit paistab silma on see, et kaitsepolitsei on tabanud suuresti Venemaa julgeolekuteenistuse FSB agente ja sõjaväeluure GRU agente, mis selles mõttes on loogiline, et kuna Venemaa vaatest me oleme nii lähedal, siis töötavad meie vastu eelkõige FSB ja GRU. Aga kolmas julgeolekuteenistus SVR ehk Venemaa välisluure, kindlasti tegutsevad ka nemad Eesti suunal. Sellest pole mitte mingit kahtlust, sellepärast seda on ka varasemalt on nende spioone tabatud. Aga see, et neid täna ei ole tabatud, on jälle pilk sinna poole, et kas ka meie pole tabanud viimasel ajal ainult madalama taseme spioone. Et see on üks asi, mida tegelikult
tuleb tähele panna, sellepärast et kindlasti nende salakaubavedajate, vandaalitsejate, igasuguste muude spioonide, kes meie vastast operatsiooni ette valmistada aitavad, nende tabamine on ääretult oluline. Aga samamoodi on kindlasti nii mõnigi agent veel kusagil kõrgemal tasemel peidus. Jah, ja lisaks venelastele räägib Kapo ka järjepidevalt Hiinast. Ja üldse ei meeldi, et nendest seekord on siin toodud välja ka seda, et jätkuvalt on inimesi Eestis ka, ositi ka meedias, eks ole, kes võtavad vastu hiinlaste pakkumisi nii-öelda tasuta külastusteks Hiina Rahvavabariiki ja siis... Kas sinul on juba pakutud? Mulle tegi Taiwan pakkumise osaleda juunis Taiwanis toimuval Põhja-Euroopa ja Lähis-Ida ajakirjanike tuuril ja ma lähen ja ma kavatsen, kui ma artikli kirjutan, kavatsen kirjutada, et Taiwani riik maksis selle asja eest. Me ei tea, palju meil seda Taiwani riiki üldse on. Ma arvan, et seal tuleb käia ja seda kajastada. Hiina ei ole veel seni ettepanekut teinud ja ma väga loodan, et nad ei tee ka. Minul näiteks oli ministeeriumi ajal oli selline juhtum, kui mind kutsuti Hiina, aga Hiina riik ei andnud mulle viisat. Eesti kõrged kaitseväe inimesed on käinud siin 10 tagasi või niimoodi Hiinas õppimas ja nii edasi, et need suhted... See oli ka pealt 10 aasta tagasi juba. Suhted on, üle 10 aasta tagasi, et sellised suhted on Hiina üritanud nagu luua ja institutsionaliseerida, üha enam tajutakse, et see ei ole okei. Siin oli Postimehes ka Margus Hanno Murakase artikkel sellest Bolti plaanidest Hiina, eks ole, autotootjatega, mis ka on saanud nii-öelda kriitilise kõrvalpilgu Eesti julgeolekuasutustelt. Okei, aga ütleme, et üks asi veel, mida siin võib-olla välja tuua aastaraamatu jooksul on see majandusjulgeoleku aspekt, eks sanktsioonidest mööda hiilimine, näited, kuidas Eesti ettevõtted on aidanud siis sanktsioonidest mööda minna ja vähemalt kaitsepolitsei hinnangul siis sanktsioonidel ikkagi on mõju Venemaa sõjatööstusele. Mida näiteks tuuakse ka välja, eks, et Venemaa on püüdnud viia siis salakaubana läbi Eesti tipptehnoloogia erinevaid tootmisseadmeid, eks, mida on vaja siis kas mingite sõjamasinate või mingite sõjamasina osade tootmiseks, sest Venemaa ise ei suuda ehitada selliseid täppis tootmisseadmeid ja kui need täppis tootmisseadmeid ei ole, siis nad ei suuda ehitada ka nii täpseid sõjamasinaid või kui nad iganes praegu siis suudavad neid toota. Et sanktsioonid vaikselt töötavad ja avaldavad mõju ka rindel. Ja ühe uue teemana on siin kajastatud, mis on väga hea, on ka Euroopa suurte lennujaamade droonidega häirimist ja on hoiatatud, et selline tegevus on karistatav. Siin Transpordiamet avalikustas hiljuti ERR-i vahendusel ühe uuringu, mis ütleb, et Eestis massiliselt rikutakse kõrguspiiranguid. Need numbrid on tegelikult üsna jubedad, et võiks küsida, kas see ei peaks tekitama lennuhirmu, ilmselt nii tõsine olukord ei ole, aga see droonide teema on õnneks tulnud ka nüüd Kapo aastaraamatusse, mis on uus ja oluline teema. Ja siin on, et kiita veel, et siis siin on antud ka juhised, mida teha drooniohu puhul, et erineb mõnevõrra kaitseväe suhtumisest, kes ühes intervjuus ütles siin selle Auvere droonikriisi järel, et küsige Päästeametist juhised, et see on nagu vilets juhis, et hea, et Kapo sellist asja ka esile tõstab. Tervikuna on auditav, väga lihvitud lugemine. Mina ise tõstataks üle selle teema, mille sa oled eelmistel aastatel tõstatanud Välisluureameti puhul, audioraamatut tootaks. Ma olen ka kaitsepolitsei raamatu puhul seda tõstatanud. Ja tegelikult võiks olla audioraamat sisse loetud artiklite autorite poolt, nii et eessõna loeb Pallason, siis ja kõiki neid muid asju nende koostajad, et siis ilma nime andmata, et siis ma arvan, see oleks osa sellest toredast positiivsest asiotaažist, mis selle aastaraamatuga kaasneb. Lükkame tellimuse nagu kaugemale, siis äkki saame pool rehkendust vähemalt kätte. Aga mis seal on ka ära mainitud, veel kirjeldatud, siis seda piirialadelt topeltkodakondsusega inimeste probleemi, et Venemaalt Eestisse tööle käivad inimesed on mitme juhtumi puhul siis olnud FSB poolt värvatud agentideks. Ja mõni neist piiripunktis töötab. Mõni neist piiripunktis töötanud, piiripunktis töötab ka tsiviilinimesi ja nad, ütleme, et tegemist ei ole otseselt piiripunktiga, vaid piiripunkti siis ootealaga, mis ei ole nagu orgaaniliselt piiripunkti osa.
et teatavasti kunagi oli probleem selles, et noh, õnneks Eesti liitus Schengeniga ja kuna kõik piirid kadusid vahepealt ära, siis kõik need rekkad, mis seisid varem Poola-Leedu piiril, Leedu-Läti piiril, Läti-Eesti piiril, olid ühtäkki meie piiril, idapiiril ja ka Lätis oli sama probleem tegelikult. Ja see ootealade, noh, ma ausalt öelda ei tea täna isegi, kas seda ootealade süsteemi on vaja, sellepärast et see mahud on muutunud ja üks järjekorrasüsteemi loomise põhjus oli ka selles, et väga palju käidi Venemaalt kütust ostmas, mis tänaseks ei ole ammu enam teema, et võib-olla peaks selle üle vaatama. Aga see oli ka see, miks ma tegin selle kommentaari selle laskemoonatehasega, et tegemist oli irooniaga. Kui ma vaatasin seda pressikonverentsi, mis oli aastaraamatu esitamisel, kas ma eksin või Pallos on esimest korda Kaupo peatrikk seisis püsti selle esitluse ajal või puldi taga lausa? Nad on seal ka midagi arendanud. Ma ei tea, võib-olla. Jah, tuleb vaadata. Aga okei, tõmbame saate kokku, et üldiselt on hea raamat, lugege ja ootame loomulikult audioraamatut ja sisse loetud siis autorite poolt, et aga lugege seda, see on PDF-ina Kaitsepolitsei kodulehe peal kättesaadav, et igal juhul huvitav lugemine. Aga suur tänu vaatamast, kuulamast ja turvalist päeva!